Tere taas Autoneti proovisõitu vaatama. Kui te viskate pilgu meie tänasele autole, siis teile ilmselt kõigepealt meenub Opel Mokka, mida me tutvustasime pea 1,5 aastat tagasi. Ja õigesti meenub, sest tegemist on kontserdikaaslase Chevrolet analoogse mudeliga Trax. Siinkohal võib General Motorsile küll kiidusõnu jagada, sest väga tihti juhtub niimoodi, et kaks sõsarmudelit on teineteisele sarnased nagu kaks tilka vett. Antud juhul aga ei leia autodelt vist ühtegi sarnast kerepaneeli, välja arvatud esimene uks ja katus. Nii esiosa, küljed kui ka tagaosa on totaalselt teistsugused. Chevrolet pointiks oligi anda Traxile võimalikult palju sellist sportlikku ja maskuliinset ilmet ja seetõttu me teemegi täna midagi metsikut, et me toome linnamaasturi, mis on mõeldud tegelikult liikuma põhiliselt linnas, headel teedel, me toome ta maastikule. Traxi valmistatakse nii esi- kui nelikviolisena. Kahjuks meil on täna kasutada esivioline variant ja seetõttu me sinna taha mäkke ronima ei hakka. Kuigi ma usun, et auto saaks sellega väga kenasti hakkama, kuid välimus on nii kuri, et isegi kui ta jääks hätta, siis ta vähemalt moraalselt on sellest maastikust iga kell üle. Kui Opel Mokka oli suhteliselt ümmargune ja voolujooneline, siis Trax seevastu on saanud sellised hästi maskuliinsed poritiivad, järsema ninaosa ja järsema tagaosa. Ning see kõik lisab sellist üleolevat brutaalsust, mida segmendis eristumiseks on kahtlemata väga vaja. Nii, aga lähme hüppame siis rooli ja vaatame, kuidas uus Chevrolet Trax sõita on. Tunnistan, et ei suutnud kiusatusele vastu panna ja üritasin teda liivast nõlva siiski vallutada. Tõsi, suure ähmiga unustasin kogu stabilisatsioonisüsteemi välja lülitada ning elektroonika asus mootori sooritusvõimet kohe päris isukalt kahandama. Ja tagajärg oligi selline, et jõudsin napilt kolmandiku nõlvani. Samas usun, et ka nelikvioolise modifikatsiooniga oleks seal keeruliseks läinud, sest kogu nõlvaliiv oli ATV-de poolt üsna kohevaks sõidetud. No, aga vähemalt proovitud sai. Aga Traxiga sõit ongi häälestatud mugavama poole peale, auklikumatest teedest saab läbi sõita ilma liigsete raputusteta ja ka vedrustuse tööd ei ole väga oluliselt kuulda. Samas roolile allub ta just nii nagu ühelt selliselt suhteliselt lühikeselt ja kõrgelt punnilt ikka eeldada võib. Ehk pisut ujub ning ka kurvides ei käitu just kõige sportlikumalt. Aga teisest küljest proovisõiduauto 1,4 liitrise bensiinimootori, 140 hobujõudu ja 200 Nm pöördemomenti ei lase fantaasial ülemäära lennata. Aga üldiselt, nagu ma ütlesin, on mugav ja turvaline. Istmed on siin samad, mis Opel Mokkal, ehk siis Saksa arstide poolt heaks kiidetud. Erilist küljetuge nad ei paku, kuid samas ka pikema sõidu puhul astutasid autost siiski suhteliselt värskelt välja. Ka tagaistujad võivad ennast üsna lahedalt tunda. 3 inimest ma sinna istuma ei paneks, aga 2 on ruumi lahedalt. Varustusastmeid on 3, LS, LT ja LT+. Põhimõtteliselt peaks juba baasmudel täiesti sõidetav olema, kui istmesoojendus juurde osta. Aga kõrgemates astmetes lisanduvad veel pimenurgaandurid, mägipidurid, nelikvedu, tagurduskaamera ja loomulikult Chevrolet MyLink meelelahutussüsteem, kus lisaks pardal olevatele aplikatsioonidele saab lisada oma nutitelefoni pakutav. Traxi sisedisain on suhteliselt tagasihoidlik, Opelile omane nupuuputus puudub siin sootuks ning kogu üldmulje jääb pigem sinna askeetliku poole peale. Ka materjali valikus prevaleerib jäik plastik, kuid seest ka hinnalipik jääb mitme 1000 euro võrra Mokkast odavamaks. Ja mainigem siis summad ära, hinnad algavad 14 750 eurost ja jõuavad üle 21 000 euroni välja. Mootoreid on 3, 1,4 ja 1,6 liitrised bensiinimootorid võimsustega vastavalt 140 ja 115 hobujõudu ja neile sekundeerib 130 hobujõuline 1,7 liitrisse töömahuga diisel, kütusekuluga 4,5 kuni 5,3 liitrit 100 kilomeetri kohta. Niisiis selline on Chevrolet Trax, see väike linnamaastur. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks nägemist.